Tere, armsad inimesed! Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tere tulemast Valguse kanali järjekordset videot vaatama. Ja tänase video teemaks on aitab nunnutamisest. Ja see on selline pealkiri, mis jälle mulle on antud ja mitu ööd ma olen üleval olnud ja mul on tungivalt kästud see video teha. Aga ma otsustasin, et ma öösel päris ei tee, et ma ootan siis, kui väljas on valge ja sest ma armastan valgust, ma armastan päikest ja täna praegusel hetkel ongi päike väljas. Ja see info, mis ma pidin teile siis edastama, on see, et võib-olla te olete märganud, kuidas viimastel nädalatel, viimastel päevadel on järjest enam sellist puhast valguse informatsiooni igal pool internetis, erinevate videote, inimeste laivide, kõikide selle näol järjest rohkem ja rohkem. Ja see on loonud sellise situatsiooni, kus sama viimaste nädalate päevadega on nii-öelda pimeduse jõud, mis on selle olukorra meile tekitanud inimestena siin planeedil Maa, on oluliselt nõrgenenud. Ja meil tõepoolest, see on läinud nii kiiresti ja niivõrd palju positiivsemaks, et ma pean seda lihtsalt ütlema, et see on hämmastav, kuidas meie kõigi panus võib väga kiiresti mõjutada, sest ma arvasin, et need muutused, mis ma olen rääkinud oma varasemates videotes, eriti selles, mis Valguse kanalil on esimene, teine ja kolmas osa videost, mis toimub. Et kui ma rääkisin, et see tuleb siin paari aasta jooksul, need muutused, siis tundub, et need muutused on palju kiiremad. Ja kõige tähtsam on see info, et selline süsteem kukub tõepoolest kokku ja info saab nähtavaks ja meedia suure tõenäosusega hakkab seda kõike kajastama palju kiiremini, kui ma julgesin loota. Ja praegusel hetkel, nii nagu selles videosarjas, mis toimub, ma palusin, et jagage seda informatsiooni, siis praegu on tõesti ülim aeg, sellepärast, et üks asi on vaja teada, et me oleme siin planeedil elanud siiamaani kolmanda dimensiooni nii-öelda maatriksis, mis on selline nagu koosneb nagu kolmest osapoolest meie reaalsuse jaoks. On justkui head, on justkui pahad ja siis on nii-öelda päästjad. Aga praegu meil on hästi oluline sellest maatriksist välja tulla ja see tähendab seda, et endiselt meil on vaja seda infot jagada, igaüks meist, sest hästi oluline on see, päästjat ei ole. See on oluline teada, päästjat ei ole, ei tule mitte kedagi meid päästma väljaspoolt, ei tule väljaspoolt või inimkonna seest meid keegi päästma, keegi, kes nii-öelda lükkab selle süsteemi kokku, ei tule, vaid igaühe enda sees, igaühe isiklikust panusest see sõltub ja sellest sõltub absoluutselt kõik. Ja me peame ise suutma iseennast päästa. See tähendab, et iga inimene vastutab oma tuleviku päästmise eest just sellisel viisil, et jagab informatsiooni, sest see info, mida rohkem inimesi meid nagu mõistab seda olukorda, see teadvuse nihe, see teadvuse muutus, see on see, mis meid sellest olukorrast välja päästab ja muudab olematuks selle plaani, mis on inimkonna jaoks siis planeeritud, nii nagu ma rääkisin sellest, mis toimub videos. Ja sellepärast iga pisikene asi mõjutab. Me oleme universumis, kus kõik on omavahel seotud. Me oleme seotud inimesed omavahel, me planeetide, galaktikatega. Me oleme üks süsteem ja iga pisikene muudatus mõjutab täiesti eksponentsiaalselt kogu süsteemi. Ja nüüd on see küsimus, et millist tulevikku sa endale tahad? Küsi endalt, mis on sulle tähtis? Millel on sinu jaoks hästi suur tähendus? Sest mina tean, mis on minule tähtis. Minul on tähtis vabadus. Ma olen nõus elama nädal aega vabaduses, kui elu lõpuni elada, elus olla ja teha seda ühiskonnas, mis on sisuliselt muudetud vanglaks.
ja muutub veelgi enam. Ja see on sinu küsimus täpselt samamoodi tänasel päeval, millist elu sa endale tahad, millist elu sa oma lastele tahad. Ja kui me kõik valime vabaduse poole, siis me ei saa mitte nädal aega vabadust ega ühte päeva vabadust. Me teeme sellega sellise suure nihke, et meie reaalsus saabki olema vaba elu. Ja see on see, miks ma palun, et palun jagage seda videot, palun jagage kõikide valgustöötajate videosid võimalikult palju, sõltumata sellest, mis inimesed ütlevad, sest mulle on väga paljud inimesed öelnud, et jaa, et ma ei saa sinu seda videot jagada, sellepärast, et kõik minu sõbrad arvavad, et ma olen hulluks läinud ja paluvad mitte seda jagada. No meie saame ja meie kohus on teha igaüks oma osa ära ja jätta tulemused vabaks. See, kuidas sinu sõbrad sellele reageerivad, see ei ole sinu asi. Sinu asi on seda infot jagada ja tee seda sellepärast, et see on sinu tõde ja sinu nägemus asjast. Ja see on see pisikene asi, mida sina saad ära teha, sest kui sa seda ei tee, siis mitte midagi ei muutu ka. Ja me liigume ja rühime sinna plaani suunas. Aga ma ütlesin, seda ei saa olema, aga mida kiiremini me seda infot jagame ja mida rohkemad inimesed on sellest järjest enam teadlikud, seda parem on. Ja eriti oluline on praegu muide see, et kõik ühiskonna võtmerollides inimesed saaksid samamoodi informatsiooni, saaksid avaksid oma silmad ja ärkaks. Sinna alla käivad poliitikud, ajakirjanikud, arstid, advokaadid, koolide juhtkonnad, kõik need inimesed, kes täna otsused langetavad, kas teadlikult või teadmata, mida nad tegelikult teevad, siis kui nemad ärkaks, siis ei ole meil enam selle plaanitud stsenaariumiga väga kaua enam midagi pistmist. Nii et ma palun, jagage infot, jääge oma tõe juurde, nii nagu ma varem olen öelnud. Ja millal ma ja mis teemal järgmise video teen, see selgub tõenäoliselt, kui mulle antakse ülesanne, siis ma seda ka teen. Nii et tänaseks ma lõpetan ja näeme varsti, kui näeme. Tšau!